eestlased, teate ikka sõge rahvas. No. Käisime Island Soundil poistega seal suveturi käigus ja meid nagu reeglid väga ei koti. No. Kui sa teed festivali ja sa paned aiad, aga festival on avamere ääres, me vaatame Muhult juba, et oot. Kõndisin festivali ajal ringi, nägin ranna juures nägin lihtsalt, kus üks tüüp seis, normaalne kasjokk, lihtsalt siuke Saaremaa jalad, Saaremaa kael, lihtsalt. Seisab seal täis tank lihtsalt, noh. Ja suure persega mees. Ja siis ta oli märg, spiidod jalas. Kõige väiksemad, XS. Tead, munn tõstis spiidot, vaata. Kõrvalt näed, vaata on side boob, see oli kuradi side dick, lihtsalt. Ja kõva ka, vaat see on Eesti munn, külmast veest tuleb kõvana välja. See on korralik Saaremaa munn. Ja tüüp lihtsalt seisab seal ja siis ma näen, tal on lidrane viruvalge pudel spiidode vahel. Lidrane viruvalge pudel, märg seisab, ta lihtsalt saad aru, pani ja hüppas kuskilt. Ja nüüd ma näen, kuidas 2 turvameest turvavestidega lähevad ta poole. Island Sound, seal oli, kuradi plastikud, nad minestavad, on ju, seal ei tohi sittagi olla. Oma klaasi, kurat, nad peaaegu lasita maha. Selles mõttes, siis ma näen, kuidas 2 turvad lähevad, aga see tüüp lihtsalt seisab, lihtsalt rannas, lihtsalt vett voolav. Ja see tüüp läheb, vabandage, te ei tohi siin oma joogiga olla. Ja tüüp lihtsalt 0 to 100 karjub. Ei anna ära! Väga huvitav situatsioon. Ja see turva ütles, no selge siis. Ja kõndis ja see tüüp läks festivali alale lihtsalt. Keegi ei tahtnud nussida ega midagi, lihtsalt tegi oma reegli. Kus oli see vend, kui Venemaa tuli? See vend oleks siis pidanud piiri peal olema. Ei anna ära! Pani maju, tere. Lähme Lätti ära, Jesus Christ. Me oleme sõgedad, noh. Lähed Eestist ära, siis sa hakkad märkama, kui fucking segas. Vaata, iga suvi on, ära mine ujuma täis pea. Lihtsalt iga filmi vahel juba film pannakse pooleli lihtsalt. Nio lendab, juba tuleb mingi keset YouTube'i videod. Kulge, kõik mu pere suri ära, sest kõik läksid ujuma. Ära mine ujuma. Mine vutsina. Oma viin veel kaasa, kuradi samal ajal kui ujud. Kule, läheb üle. Tore on Eesti naised, teate, sõgedad. Täiesti kreis, näed, vaata. Eesti naised on ainsad, kellele sa ütled, türa sa oled täiesti segane ja siis nad on jälle. Arvad vä? Mine vaata oma autod, sest auto põleb. Aga see ajab ka meid kiima, vaata. Vaata, meestel on see teema, vaata, kui see mingi... Mäletan ükskord minu mingi, ma olin 16, mul oli Siemens. Oi, värviline, mine. Terve suvi töötasin, saada värvilist telefoni, nupud ääre peal, mida vittuna. Ääre peal nupud, play ja stop. 64 mega mälu, türa see on Vanilla Ninja album lihtsalt. Tough Enough Unplugged versioon ka peal, täitsa perses. Tülitsesin tüdrukuga ja Soome praami peal ta lihtsalt viskas üle parda selle. Ma siiamaani armastan teda. Nagu lihtsalt sellest peale ma olin lihtsalt, türa sa oled segane. Aga Eesti naistel on vaata see teema, et te olete lihtsalt nii külmad ka, nagu lihtsalt, ma nägin Island Soundil, kuidas ühele naisele läheneti ja ta lihtsalt vaatas tüübile otsa ja ütles, issand, kui kole.
ei mingeid mängu, ei mingid, kuidas sul läheb, tead, ma olen võetud, ei, lihtsalt. Mis asi sa oled? Vaata, välismaa mehed ütlevad, Eesti naised on külmad. Te ei ole külmad, te lihtsalt ei ole debiilikud. Te ei mängi seda mingi, ookean tõesti või ei, te olete lihtsalt, mida seda? Mis auto sul on? Eesti naised reaalselt vaatavad siin vist niimoodi. Ruutmeetrid, palju on? Külmad, aga samas, aga noh, mulle ikka meeldib. Mulle meeldib see, kui ma olin Kanadas, siis ühel show'l käis üks Eesti, nagu noh, vahepeal käisid eestlased publiku seas. Ja see on ka putsis, sest et noh, peidate kuskil posti taga. Me oleme Kanadas, tule ütle tere! Ükskord väljapääsu juures tüüp reaalselt ootas tund aega ja mul peas oli see, et äkki see vend on eest, siis kõndisin mööda ja siis lihtsalt kuulsin hästi vaikselt, sa oled mu lemmik. Tule anna kalli! Me oleme Kanadas, chill, noh. Ja siis oli üks tüdruk tuli show'le ja ennast täiesti mällu show, karjus lihtsalt seal taga on ju. Ja siis mõtlesin, see Biff on normaalne, vaata. Davai, lähme koos ööklubisse, kutsusin ta kaasa. Siis need teised koomikud, kellega ma koos seda show'd tegin, tulid ka. Ja siis üldiselt ikkagist ööklubis, Kanada mehed tead istuvad seina ääres seal vaikselt. Ja siis 6 tunni pärast on mingi türa täna ei saanud. Aga nad ei olnud valmis, et Laura-Liisa ei nussi niisama. Saad sa aru, see Biff lendas kohale. Ja üks mu Vietnami päritolu koomik, kes seal vastu seina oli. Laura-Liisa tõstis ta ülesse. Ja viis tantsupõrandale, hakkas lihtsalt rappima seda tüüpi. Ja see on teine eestlane, keda see tüüp elus kohanud on. Ja mingi hetk ta viis, Laura-Liisa tassis ta vetsu seinade juure ja lihtsalt hakkas täiega vaata, mäletad 8 Mile'is seda tseeni, kus Eminem selle litsiga seal tehasest tatti pani, vaata. Aga selles olukorras mu sõber oli see lits, nagu. Ja siis tüübiga mul silmad kohtusid ja teda lihtsalt, ja ta vaatas mind selle pilguga, et türa sealt sa siis tuledki. Lihtsalt. Laura-Liisa viskas ta taksosse, tagaistmele, ise istus ees, istu taga, ole vait. Mu sõber on täitsa, ei julge midagi öelda ka, vaata. Rõske Eesti aktsent, shut up, sit in the back. Shut up, Vietnamese man, shut up. Järgmine päev näen oma sõpra keikal. Tal on nägu valge lihtsalt, kotid silme all. Küsin, kuidas oli, ja siis ta lihtsalt on siuke, tegelikult vahepeal oli ikka hirmus ka. Lihtsalt. Mu sõber lihtsalt ütles, et tal ei ole kunagi sellist tööd. Ta ütles, et ta päriselt ütles mulle vaikselt, et ma tulin nagu persest. Ma mingi, ei Harimeti, ma tulin persest. Ma ei ole kunagi, siis ma kujutan ette, vaat see on Laura-Liisa, vaat see on suursaadik, kes lihtsalt peksab sul niimoodi, fuck you, Keit, et sa inglise keelt ei oska, Laura-Liisa teeb normaalselt Eesti eest tööd lihtsalt. Sellele vennale jääb Eesti elu lõpuni meelde lihtsalt. I am from Estonia, lihtsalt veits persest tuleb jälle. Crazy, paar päeva oleme siin tuuril olnud, käisin Kuressaares, käisime Pärnus ja ma pean ütlema, et üle sorry soomlaste eest, nagu sorry, my people. Ma nägin Kuressaares, kus Soome tüüp lihtsalt karjus Eesti teenindaja peale, sest et tal ei olnud soomekeelsed menüüd. Nagu soomlased, ainus rahvus, mis teeb seda, lihtsalt. Ma olen näinud soomlased, kus lähevad Taisse kohale ja on siuke, onks longero tässä. Teenindaja nagu magau pakk nagu. Ja soomlane lihtsalt näitab mingi aknapesu vedal peale. Tassa. Hyvä longero, vittu. Tallinnas on, ei, aga on. Nad lähevad, nad armastavad, nad ei taha kuskil mujal olla. Tallinnas on Helsingi baar. See on slam-backed iga päev. Tüübid tulevad teise riiki, tulevad laevalt maha, kõnnivad Helsingist mööda. On siuksed, ei vaja olla tahta. Oja, tässä Helsinki.
ja armastavad seda baari. Ma käisin ükskord seal baaris, üks soomlane jooksis sisse, nägime nüüd, vaatas oma sõpradele otsa ja lihtsalt ütles sama mis kodus. Nagu lihtsalt nii sillas. Aga no vaata, midagi soomlaste juures on, kui sa vaatad neid, midagi nende juures see, nad on alati nagu selles tujus. Nagu nad on alati, vaata, kui sa näed Soomes linna, oled sa kunagi stressis soomlast näinud või? Oled sa kunagi töötavat soomlast näinud? Soomlased reaalselt sünnivad ja juba näevad nagu sellised kuradi jaritünnid välja lihtsalt. Ma juba ootan, millal minul see poro geneetika sisse kikib, vaata. Praegu olen veits nagu Harimati ja siis mingi hommik 49 ärkad hommik üles, oled lihtsalt full pekka. Lihtsalt... alati. Alati nagu, isegi kui sa näed soomlasi kaklemas, nad mõlemad on. Saadana Jussi, tutänne vittu. Jussi. Midagi on, elu attitude on kohe. Kõik, nagu soomlased, nad on nagu kõndiv suvereporter. Nagu lihtsalt, kõik on chill. Vaata, soomlased suhtuvad elusse nagu suvereporter suhtub uudistesse. Nagu, vaata, kui suvereporter hakkab käima, lihtsalt, maailm on perses. Kõik delfiinid on kõik on perses. Venemaa laseb Ukraina lennuk, kõik on perses. Aga suvereporter on lihtsalt iga päev mingi Olav Suuder, Niki on taga ularõngaga lihtsalt. Päike. Olav on mingi, Pariisis plahvatas lasteaed, me oleme homsest jälle Venemaa, aga nüüd lähme vaatame, mis ühist on Kihnu Virvel ja Külakiigel. Siis... Maailm on kokku kukkumas, Trump laseb kuradi, hakkab niuke laskma Põhja-Koreale, aga pohhui, lähme mingi Austria juustufestivali vaatama. Lihtsalt. Ja suvereporter, lihtsalt nii naljakas, kuidas, nagu vaata, see näitab eestlaste attitude'i ka, et kui suvi tuleb, me oleme nagu lihtsalt, nagu ükskõik mis elus juhtub, kui suvi on timm, sest et me ootame nii kaua seda, nagu täna, kas te nägite, mis see oli, eile oli uudis, ma täna vaatasin, suvereporteris näitas, mingi Pärnu rannas, naiste rannas, mingi tüüp jobistas mingi naise alaseljale ja see naine ärkas üles nägi ja uudise nimi oli, kus läks kaugele. Nagu ainult Eestis, Ameerikas on nii, et sa näitad oma munni mingi kolleegile, su karjäär on läbi. Nagu Ameerikas Me Too on tugevam kui Eestis on lihtsalt see, põhimõtteliselt rannas vägistatakse sind ja lihtsalt diktor on mingi, kuradi läks veits, Paneme Niki käima ja kõik on chill, Ei, suvereporter täielik lihtsalt, kõik uudised on chill, Aga siis aga uudised muutuvad ka, sügis tuleb, suvereporter lõpeb ära, väljas hakkab pimedaks minema. Siis juba oled kodus, siis kõik hakkab kettas saama. Suvereport, see võiks olla, kuradi, Läti uppus ära, Soome plahvatas, suvereportis oleks mingi, kuradi, vähemalt 12 on valge või. Aga sügisel kõik asjad mingi, sügisel, kas te mäletate, kunagi 7. uudistes oli see kurat, mul ei tõlda nimi meelde kunagi, see punapealine uudiste diktor, kes oli lihtsalt, nagu iga uudis oli see, et tänasest kõik potsis, nagu alati oma vituse näoga lihtsalt seal. Täna pandi jälle Võru alkohol, kõik vennad on lihtsalt. Päriselt või? Sügisel talvel kõik ajab kettas. Asjad, mis ei ole meiega, Suurbritannia lahkub Euroopa Liidust, mingi Raplas meelised on lihtsalt. Mine. No ju siis jääb ära. Türa tahtsin Birminghami kirjanikuks minna, aga türa, ju siis jääb ära. Sa oled nagu, et Rauno, sul pole passigi. Vittu sa muretsed,
kõik ongi sügisel teemad, praegu on see, et vaata, et üle iga kord, aga suvel meil kõik saab, ma ei tea isegi mitte sittagi, mis toimub, meil on savi. Aga sügisel, talvel, põhiasi, mis on hull teema, on see, et mingi pagulaskriis on ju, oh my god, tulevad. Mingid vennad on, türa, keegi tuleb. Mingid 7 venda tuleb, türa, 7 venda või? Türa, mul ei ole nii palju sõprogi, türa. 7 venda või? Sa oled lihtsalt keset Viru raba. 7! Kuhu nad tulevad, Ei mahu, Ja siis naljakas jäävata praegu mingi hull teema on kommentaariumites, et kuidas pagulaskriisiga nagu tõuseb terrorism ka. Ei tulevad, vaata, kui need tulevad, siis tulevad need teised ka. Vaata, mis Saksamaal juhtus. Sa lihtsalt trullarites on mingi auk. Vaata, mis Saksamaal olen vaadanud. Miks on alati need vennad, vaata, kellele intervjuu tehakse ka, kes on pagulaskriisi vastu, on siuksed tüübid, kellele me tahaks nagu ära saata. Nagu reaalsed tüübid, kelle koht võiks mitte nagu olemas olla. Ei, tähendab, ma siin nagu Võru vahel näha ei taha. Mis sa arvad, et Ahmed tahab Võrru minna või? Mine perse. Sina ei taha Võrus olla. Ja siis, vaata, kui ma reisisin Kanada, kui sa lähed Eestist välja, sa saad aru, et keegi ei tea munnigi. Kanadas keegi, ma ütlesin laval Estonia, see kõlas nagu ma lihtsalt nagu nad vaat, oota, mis häält sa just I am from Estonia, nad on mingi, türa ära mulle needust nüüd peale pane. Oot, next to Finland. Nad on, Nagu Kanadas ma pidin seletama magistrikraad, kõrgharidusega inimestele, mis asi Eesti on. Ja sa arvad, et kuskil Süürias Al-Qaeda on lihtsalt siuke, et triumfikaar järgmine aasta, aga kulge, see aasta teeme Nõmmeturg. 7000 vanaema, küll nad märkavad.